Suvekuudel ei tunne vahest Eestimaad mõnes kohast äragi. Päris mitmed miraaklid, mitmed muudatused on tehtud nii looduses kui ka nendes kohtades, nimelt valmistatakse ette suuremaid üritusi. Ja seda, et eestlane neid vajab, seda me teame vast kõik, ka teie seal kodudes. Täna me tuleme ja tutvustame teile ühte võib-olla globaalsemat projekti, mis selle suve saab toimuma siin samas Reiu jõe ääres ja mul on hea meel, et kohe jõuavad eetrisse ka need kaks võluvat nägu, siis vennad Vendik ja Vendik Hujendik, kes üks on siis selle ettevõtte sponsor ja teine vastutab nagu kunstilise poole pealt, ehk siis teeb nagu lavastust. Ja see, mismoodi kõik siin suvekuudel toimuma hakkab, sellest me hetkelgi räägime. Tervist, mehed! Tere! Härra Vendik. Ja on mõeldud terve talv läbi seda projekti ja vaagitud nii plusse kui ka miinuseid sellele. Kumbi rohkem? Veebruari lõpus selgus, et häid külg on rohkem. See on selline allegooriline tükk on lambad. Meil. Lambad, loomad. Jah, te saite õigesti aru, jah, lammas kui loom, loom kui inimene. See on nagu ringkäik, loom, inimene, lammas, tekib selline. Ja lambaid me oleme varunud, praegu tuuakse rongidega aina juurde, lähi ümbruskonnas praegu meil on 400 000. Aga me tahame kuskil 600 000 pead kokku saada. Kus nad siin peidus on, kui see ei ole? Ei, nad on lihtsalt Eestimaale ära jagatud laiali hetkel. Ja kus nad tulema hakkavad, ma arvan, et nad tulevad sealt kuskilt sellest võsast. Kujutage nüüd ise ette, kui siit võsast tuleb 600 000. Mille peale kontseptsioon läheb sassi ja tegelikult oli ju niimoodi alguses planeeritud, et kõigepealt tuleb sealt Kaitseliit saagidega, mootorsaagidega. Nad tulevad sealt siis? Nad tulevad sealt peaks tulema üks 150 000 meest mootorsaagidega. Niimoodi, et kõigepealt see võsa vajub nagu päikese eest ära. Ja siis sõdurid heidavad nagu maha, nagu kannatama. Siis tuleb nagu kannatuse moment. No kohe alguses me näitame ära, et siin on ka kannatus sees. Ja nad sõdurid heidavad maha ja siis tuleb see 600 000 lammast üle sõdurite. Lambad jõuavad siia jõerde, jõuavad õngemeeste selja taha. Õngemehed tõmbavad kõik, neid õngemehi on praegu räägitud, neid tuleb ka välismaalt väga palju. Siis see väga palju Soome kalastajad on sellest 150 000. 150-200 000 õngemehi. Ja nad tõmbavad korraga välja 200 000 kala. Pika ridva otsas. Ja kui ilm on hea ja päike paistab, siis tekib kalades nagu vikerkaar. Ja siis lambad tulevad ja hakkavad õngemeeste seljas niimoodi paaritama siin. Et tekib nagu selline just nagu loomaorgia. Siis omavahel? Ei, õngemeestega. Kõik läbi segi. Kõik läbi segi, kalad, lambad ja õngemehed. Ja siis ühel hetkel tekib nagu selline avamängu ja sissejuhatus vahel tekib selline pikk ja siis lambad lähevad jõkke ja õngemehed tõusevad püsti ja kõigil on juba lambanahksed kasukad seljas. Nagu teilgi praegu. Jah, see sümboliseerib, et nüüd on talv, nüüd on jõudnud talv. Ja samal ajal vastas kaldast hakkab, sealt me võtame puud ära, hakkab tulema nagu mutiunnikud hakkavad tulema. Tegelikult tulevad sealt maa sees, tulevad välja Eesti, Läti ja Leedu kaitseväe, kõik sõdurid kukemaskidega. See saab kole olema, see lõpp kole, aga see on nagu manitsus, et inimesed, ärge olge nii rumalad. Kindlasti ei sünni see nii-öelda õhust ja armastused, nagu öeldakse, et siin on kindlasti ka vahendit, aga... Ma ei ole küll ärimees loomult, aga mul vahest käivad minu meelest küll suurepärased mõtted. Ja näiteks, kuidas raha teenida, et me saaksime ka kasu, nagu ma ütlesin, pealtvaatajaid palju ei ole, nende peale me ei saa arvestada, väljaminek on kõva. Ja ma leidsin hea mõtte, et me teeme siia ka ühe väljakäigu, WC, peldiku, no ütleme sitamaja. Jah. Ütlesite selle ära. Nii. Ja idee, mis... Ja idee on see, et kõik ju need 5 miljonit tahavad vähemalt üks kord käia WC-s. Ja see maksab kroon. Ja mõelge ise, kui on 5 miljonit, ma võtan ainult krooni ja 5 miljonit mul on vähemalt. Ütleme siin, võib tekkida mingisugune viiruse moment. Kui ärimees ma pean jälle mõtlema, eks ole, selle peale. Kui tuleb, siis käiakse rohkem WC-s ju kui üks kord. See tähendab, meile tuleb kasu suurem kui 5 miljonit. Noh, me võime 10 miljoni karuks.
ja kui on tugev epideemia, siis võib isegi 15 miljoniga arvestada. Tähendab, me teenime selle raha tagasi ja saame isegi kasu. Ja põhimõtteliselt, noh... Ma saan aru, et võib-olla see kultuurisündmus nagu ei ole iseenesest kõige olulisem ärilises mõttes, et tähtis on läbi... asjad liikuma panna ja läbi mõelda. Et see projekt on nagu äriliselt ehitatud nagu väljaheidete peale. Meil on üks väga... Kasumi poole nagu ei ehitatud nagu... Sital. Nagu sitavaasid. Räätud sitavaasid. Las nad mängivad ja laulavad, käivad, sõdivad, aga põhiline, et... Õige. See hakkate jõudma ovani. Ära, soovin teile jõudu. Me kahjuks peame oma mikrofoniga minema edasi. Minge. Ja ütlen siis televaatajale, et kohtumiseni siis suvel siin Reiul. Annaks rumal, et hästi läheks.